Jaloo, shaloo! Taas kord Piret Firefairy siit Costa Ricas. Väga hea, aitäh Kristel, et kõllas. Siis ma tuli meelde panna see do not disturb peale, et mul need kõllid siia sisse ei tule. Nii, niimoodi naamodi. Ehk siis täna, kes on tähele pani, siis ma juba ka kuulutasin ette, mis teema täna on. Üheksa nõuannet Teal Swanilt, kuidas püüelda selle poole, mida soovid. Et see on jah, see on siis, ma otsisin nagu seda teemat, siis ma vaatasin, tal on nagu väga sarnaseid videosid selle sama teemaga seoses, aga siin on see 9 nõuannet, see on hea, siuke inimestele meeldivad nimekirjad, et meile meeldib, kui meil on nagu esimene samm, teine samm, kolmas nagu, et nagu erinevad, siis on nagu, see annab meile tunde, et asi on kontrolli all, eks ole. et meil on nagu, me saame panna selle nimekirja ja me saame nagu hakata neid samme niimoodi ette võtma ja nagu annab meile sellise tunde, et asjad on nagu loobuvad meie, mitte ei loobuvad, laabuvad meie jaoks. Nii, esimene vaataja on kohal, ütle oma number, ma ütlen esimese kõigepealt kõigile meile siin. Ma vist seda olen juba öelnud, ka see on Joosepilt. Kõik on kahtlased, kuni nad enam ei ole. Et ma võtan järgmise. See meil alles oli. Okei, võtame siit tagantpoolt midagi. No. Ahaa, ta oli Ketterilt. Tema andis selle mulle. Elu on liiga lühike selleks, et olla õnnetu. Ma nägin korraks vilksamisi veel. Küsin nüüd oma number. Ütle tere, küsi oma number. Nägin teda veel vilksamisi. Ükskord mul olid nagu kliendid, tulid tere ja siis ta oli kadunud. Ja ma ei tea, kas ta nüüd ongi enam üldse Costa Ricas või on juba jälle Eestis tagasi. Vist on jälle Eestis tagasi, korraks vist tuli ainult siia. Nii, ma ei näe veel numbreid. Ma tean, et minuni jõuavad natukene hiljem ka. Aga jah, et siis täna jälle Teal Swani teema. No näed, Kristel, olidki Kristel. Ma otsin, kas on Kristel või ei ole Kristel. 33 ja 34. Väga hea, küsi rohkem numbreid. Õige. Nii, 33 on Erich Frommilt. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta. Et see on see, et kas me jääme kindlaks sellele, me peame alati niimoodi mõtlema ja kõik asjad peavad niimoodi jääma või me oleme julged ja lubame endal küsitleda oma uskumusi, küsitleda oma arvamusi ja mida see veel loob. Ja 34 on Eckhart Tollelt. Armastada on tunda ennast ära teises inimeses. Ilus. Ilus, nii ilus. Aitäh, Eckhart. Nii, meil peaks olema veel vaatajaid, küsige oma numbrid. Nii ka ma siis hakkan vaikselt pihta ka. Et jah, et siis tänane teema on, et kuidas siis nagu minna selle, nagu püüelda, kuidas nagu minna, go for it, nagu minna selle poole, mida me soovime, et inimesed, kõik inimesed tahavad midagi, ta ütleb, aga see, et inimene midagi tahab, ei tähenda veel, et ta selle poole ka pürgib. Selle poole mitte püüdlemine, mida sa tahad, viib eluga rahulolematuse tekkeni. Elu kogemuseni, mis on väiksem kui see, mida oleks võimalik kogeda. Näed, Anne, näen numbreid. Nii, väga hea. 45 ja 50. Nii, 45. Ma ütlen 50 enne, sest see tuli juba. Lev Tolstoi, kõik, mida ma mõistan, on vaid seetõttu, et armastan. Armastus. Ja 45, Anthony D'Angelo, naerata, see on võti, mis sobib kõikide südamete lukkudesse. Kõigi südamete lukkudesse. Vot sedasi, naerata. Meil siin Feeria, turg, kus ma käin müümas igal teisipäeval. Siin, kuna terviseminister käis siin keegi, kuidas ütleb, ratted out, keegi nagu kaebas meie peale ja siis terviseminister tuli ja tegi meile muudatusi ja nüüd on niimoodi, et me peame kõik olema sees. Enne mina olin väljas ja päris palju oli meid väljas, aga nüüd on nagu, peame kõik sisse ära mahtuma ja siis on nagu, meil on siin nagu, et mis on kellegi koht ja kuidas ta siis on ja tšau Tiina ja siis
aga minul on siis, ma olen nüüd seal nagu, ma olen taganurgas, enne ma olin esimene, nagu enne ukse kõrval kohe, siis nüüd ma olen kõige taga lõpus, siis ma seal nagu ütlen seal kõigile, this is the joy corner, see on see, mida ma siin valgustan nagu tervet veerit, valgustan siit taganurgast oma päikesega. Et nagu tõesti naeratus on lihtsalt, ta on lihtsalt maagiline viis inimestele rõõmu tuua. Et jah, noh, vahel võib see naeratus olla selline, nagu oleneb ka, mismoodi inimene on, eks ole. No nii, Tiina küsi ka veel üks oma number, 1 või 2 ja siis jah, ma siin vaikselt räägin edasi. Et soov on väga suur osa sellest, mis peaks sulle elus suuna andma. Soovid, tahtmised, mida me soovime, need annavad meile suuna. Seega, kui sa ei püüdle selle poole, mida sa tahad, siis triivid läbi elu ilma suunata. Ahah, number 5 näen. Sel põhjusel räägimegi täna sellest, kuidas püüelda selle poole, mida sa tahad. Et ta tegelikult jah, vaata nagu ühes teises samalaadses videos, ma vaatasin nad kõik eile õhtul ära, ta ütleb ka, et nagu vaata, et nagu väga palju õpetusi on see, et me peaksime nagu oma soovidest loobuma või nagu oma jah, et nagu ihadest loobuma, et see nagu võiks olla nagu et siis me ei kannata, vaata, see on see Buda õpetus, et kui meil ei ole kui me ei ihalda midagi, siis me ei kannata. Aga et mis siis, kui isegi see on soov ja isegi selle poole püüdlemine on siiski midagi, millest tuleb läbi käia. Selle vestluse huvides alustame sellest kohast, et sa tead, mida sa tahad, kuid seda öeldes pead sa veenduma, et oled selle õigesti välja selgitanud. Mis ma selle all mõtlen? Mõned inimesed arvavad, et nad teavad, mida nad tahavad, kuid tegelikult on nad keskendunud teatud asja tahtmisele, sest nad on veendunud, et just see on tee, mille kaudu nad saavad midagi muud. Seetõttu näitavad või väljendavad nad tegelikult paindumatust selles osas, kuidas nad soovitut saavutada tahavad. Ta toob selle kohta kohe näitega. Seega, et päriselt kindlaks teha, mida sa tahad, võta see, mida sa arvad, et sa tahad ja küsi endalt, mida see mulle annaks, kui ma selle saaksin. Nii, ja nüüd ta toobki siin näite. Oletame, et on mees, kes mõtleb, ma tahan olla romantilises suhtes Racheliga. Kui ta küsib endalt, mida mulle annaks romantilises suhtes olemine Racheliga, siis võib vastus olla. Ma saaksin tingimusteta armastust ja hoolitsust. Tegelikult on see tingimusteta armastus ja hoolitsus, mida ta tahab, mitte Rachel. Ta on lihtsalt veendunud, et Rachel on see, kelle kaudu ta saab selle, mida soovib. Et Rachel on see, kuidas see saavutada. Seega tema tegelik soov ei ole ju Rachel ise. Keegi naerab siin. Lisaks, selleks, et Rachel oleks tõesti hea viis mehe soovide täitmiseks, peab ta veenduma, et seega tegelikult nii on. Näiteks võib juhtuda, et Rachel ei soovigi pakkuda romantilisele partnerile tingimusteta armastust või hoolitsust. Või oletame, et põhjuseks, miks mees on tegelikult veendunud, et Rachel täidab tema soove, on see, et Rachel on terapeut, keda ta on näinud väga tingimusteta ja hoolivalt käitumas oma klientidega. Aga kujutame ette, et Rachel suudab olla tingimusteta ja järjekindlalt hooliv ainult oma ametis. Sest erinevalt isiklikust suhtest ei mõjuta tema klientide mustrid ja käitumine negatiivselt tema eraelu. Seetõttu saab ta nende jaoks kohal olla, ilma et ta vihastaks nende peale või kardaks neid, olenemata sellest, mida nad teevad või tegemata jätavad. Ning ta ei sea neile mingit käitumisstandardit. Sisuliselt võib suhe tema klientidega olla suhteliselt tingimusteta turvaline. Partnerluses see aga ei pruugi nii olla. Seega kõike seda arvesse võttes kujutame ette, et oled tuvastanud, mida sa tahad ja siin on see, kuidas selle poole püüelda, mida me tahame. Tšau, Monika, number 16. Nii, aga ma teengi nüüd väikse reklaamipausi ja ütlen siis kõigepealt Tiinale, Anneli võtsin, Tiinale number 5 ja Monikale number 16. Ja võite rohkem numbreid ka küsida, et siis ma saan hiljem ka reklaamipausi teha. Nii, number 5.
oled sa valmis, Tiina? Tiina küsis, aga kõigil on nagu ikka. Ainult südamega näeb hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Väikeses printsis, see on see rebase nõuanne printsile. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Ja number 16, nüüd mul hakkab naaber pesu pesema siin. Mille sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? See on sellest I am grateful raamatust jälle, kus see oli Koka raamat, kus on siis tsitaadid vahel. Millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? See on hea. Tšau Mirjam! 35, ütleme sulle ka siit kohe ära. Ja siis järgmised numbrid tulevad järgmise reklaamipausi ajal, aga küsige, siis on midagi öelda. 35 on Dennis Waitlilt ja selle andis mulle Ulvi. Elus on alati 2 võimalust, kas leppida tingimustega, milles oled, või võtta vastutus muutuste eest. Ja nüüd täna me räägimegi sellest ilusti, kuidas me saame oma olukorda muuta ja kuidas me saame nagu liikuda selle suunas, mida me tõeliselt tahame. Mis meid aitab sellest, nagu millised nõuanded tiil meile saab anda sellest, et saavutada seda, mida me soovime. Nii, number 1. Lahenda vastupanu, mis sul on selle püüdlemise ees, mida sa tahad ja hakkaski sadama. Võimalik, et ma pean selle surnud kassi omale jälle panema. Vaatame, kui väga kõvasti ei saa, siis peaks olema kuulda. Praegu on ju okei veel, on ju? Kui inimene pole püüelnud selle poole, mida ta tahab, siis on selle põhjuseks see, et temas on osa, üks või mitu osa, mis sellele vastu seisab. Vaata, me koosneme erinevatest osadest. Et mitte ainult nagu füüsilisel tasandil, vaid meil on nagu, tal on selles video killustatus ja tööosadega. Kohe varsti ta jõuab selleni ka. Kui sa seda vastupanu ei lahenda ega leia oma erinevate osade vahel ühtsust, siis saab selle poole püüdlemine olema natuke nagu autoga sõitmine käsipidur peal. Teame kõik, mis tunne see on. See tähendab, tuvasta vastupanu, mis sul on oma soovi poole liikumise ees ja hakka sellega töötama viisil, et vastupanu kaoks. Ja üks parimaid viise selle vastupanu lahendamiseks ongi niinimetatud osade töö, parts work. Kui tahad õppida, kuidas seda teha, võid vaadata minu videot pealkirjaga inglise keeles parts work, what is parts work and how to do it. Ja eesti keeles on mul täitsa olemas video, ma panen selle siia kommentaari ka. Hiljem laupäeva live tööosadega Teal Swani õpetused. Selle ma olen juba ammu ära tõlkinud. Et see on väga hea video, sealt saab väga palju õppida ja see töö on väga-väga kuldaväärt töö. Nii, pea meeles, et vastupanu ei tähenda ainult seda, et üks osa sinust tahab midagi ja teine ei taha. See tähendab ka igasugust vastujõudu. Appi, ma saan märjaks. Liigume natuke. Ma vaatan nii, et väga ikka. Nii. No. Jõudne. Nii, on mind ikka ilusti kuulda veel. Natuke lähemale ennast. Öelge kohe, kui enam väga kuulda ei ole. Ma hoian kogu aeg pilgu peal siin. Nii. Et see tähendab ka igasugust vastujõudu. Näiteks, kui sa tahad saada kirurgiks, veel lähemale, paneme sind siia kohe otse minu juurde. Siis, kui osa sinust ei usu endasse piisavalt, et kandideerida prestiižikasse meditsiinikooli, siis see on see vastujõud. Oma soovide poole liikumisel võid kohata vajadust lahendada mitmeid vastupanu kihte. Samuti pea meeles, et kui tegemist on asjadega, mida me kõige rohkem tahame, aga pole veel saavutanud, siis üks peamise põhjuseid on see, et nende poole püüdlemiseks peame olema valmis tundma end halva inimesena, ehk siis näiteks tegema valikuid, mis kellelegi teisele võib-olla, kellest me lugu peame, ei sobi. Mina olen nii palju neid valikuid teinud ja väga paljud inimesed arvavad, et ma olengi väga halb inimene. Aga kuna ma olen alati pidanud enda õnnelikkust oluliseks, siis ma olen siiski neid samme teinud. Nüüd ta ütleb, kui soovid sellest teemast rohkem teada, vaata minu videot pealkirjaga
How self-concept gets in the way of your deepest needs. Seda ma ei ole veel eesti keelde tõlkinud. Kuidas enesekontseptsioon takistab sinu sügavaimate vajaduste täitumist. Kui on soov, ma võin ka selle ära tõlkida või kes oskab pisavalt inglise keelt, saab sellega ise hakkama. Nii, number 2. Aktiveeri ja tugevda selle vibratsioonilist sagedust, mida sa tahad. See on see, mida meie teeme. Energiajoondused ongi põhimõtteliselt need asjad, mida me teeme. See toimub juba alateadlikul tasandil, kuid teadliku keskendumisega muutub see kindlasti tugevamaks. Appikene, on mind ikka kuulda? No ei ole veel väga tugev see sadu, aga juba hakkab minema vaikselt. Palun öelge kohe, kui on kvaliteet langenud. Siis ma otsin välja oma surnud kassi mikrofoni ja äkki see on parem. Saavuta selgus selles osas, mida sa tahad ja miks see sind kutsub ning sea end vaimsesse seisundisse, mis tugevdab soovitava tunde seisundit. Keskendu iseenda kujutlemisele juba soovitu saavutamise seisundis. Näiteks oletame, et oled tuvastanud, et tahad olla finantsiliselt vaba. Oletame, et see, mida sa tegelikult sellest tahad, on vabaduse tunne. Mõtle teadlikult kõigile mõtetele, mis tekitavad sinust seda vabaduse tunnet. Ja jätka nende mõtete mõtlemist, mis seda emotsiooni aina võimendavad. Appi! Appi! Õudne! Tüüp! Vihm muudkui tungib edasi ja edasi. Oota, mul on üks mõte. Ma panen oma laua teisele poole. Issakene. Iudne värk. Nii, okei. Nii et on kuulda veel, jah? Okei, nii et vabaduse tunne. Mõtle kõigile mõtetele, mis tekitavad sinust seda vabaduse tunnet ja jätka nende mõtete mõtlemist, mis seda emotsiooni aina võimendavad. Inimesed kasutavad selleks sageli visualiseerimist. Seega, kui näiteks kujutlust endast seismas suure jahi reelingul tekitab sinust selle vabaduse tunde, siis tee see mentaalne kujutis nii detailseks kui võimalik, et seda tunnet võimalikult intensiivselt tunda. Appi! Pean veel sisse poole liikuma. Õudne! Issakene, mul siin lilledi ka, ma pean lilledega ka arvestama. Tule viht! Sellisel ajal nüüd siis hakkasid pihta. Nii, keegi ei ütle veel, et heli kvaliteet langes. Järelikult on okei. Nüüd ta ütleb, püüa hoida seda tunnet nii kaua kui suudad. See on see jälle meie energiajoondus on ju ja muide enamik inimesi suudab teha vaid paar minutit. Sellepärast meie energiajoondused on nii head ka. On hea jah. Taust on tore, okei, aitäh Mirjo. Et vaata, me suudame seda tunnet sel hetkel, vähemalt ma loodan, et teil nagu õnnestub see, et nagu me suudame seda hoida päris mitukümmend minutit, eks ole. Et me nagu muudame seda, me avardame, siis me nagu lubame enda tunne seda mõnusat heaolu tunnet põhimõtteliselt, mida me soovime, eks ole. Nii, parim on seda teha iga päev. Mina näiteks vahel ma panen meditatiivse muusika magama jäämiseks, aga vahel ma kuulen oma meditatsiooni ja teen kaasa oma meditatsioone magama jäämiseks. Et see on hea mõte nagu magama jäämiseks kasutada visuaale, mida sa soovid kogeda ja nagu tunda seda tunnet, eelkõige see tunne, eks ole. See protsess paneb käima selle, mida sa tahad, manifesteerumise. Võib öelda, et see loob omamoodi plaani, mis kutsub kokku õiged inimesed, kohad, võimalused ja sündmused selle manifesteerimiseks, mida sa soovid. Seda võib nimetada vibratsiooniliseks häälestamiseks ja see häälestus tekitab ka inspireeritud tegutsemise. Teisisõnu, need tegevused, mis on kõige tõhusamad soovitu füüsilisse maailma toomiseks.
ta räägib sellest, see tuleb hiljem ka välja, kuidas me hakkame siis tegema inspireeritud tegusid või vähemalt me oleme kutsutud selleks. Kuid jällegi, kuna eesmärgiks on tugevdada konkreetset tundetooni, peab see olema väga unikaalne sinu jaoks. Kui näiteks kellegi jaoks tähendab rahaline vabadus olla seda, et ta istub verandal ja tal pole midagi teha, kuid tal pole ka mingit piirangut selles, mida ta võiks tahta osta, siis oleks just sellise pildi nägemine, tajumine ja tundmine ideaalne viis selle vabaduse tunde võimendamiseks. Mulle praegu väga meeldib see mõte. Ma tulen, ma olen üle töötamata. Sellepärast ma algselt ma panin meie laivi jälle varasemale kellaajale, sest ma pidin minema ühele sündmusele täna, see sama Music Temple on selle nimi, see sama uurija, kes on ka Eestis käinud, ta muide tuligi jälle Euroopa tuurilt tagasi, Eestis oli ka. Aga ma tundsin täna hommikul, kui ma üles tõusin, et ma ei taha kiirustada, et seda laivi teha, et saada ennast valmis ja minna sinna päev otsa inimestega suhelda ja teha aktiivselt nagu. Ma tundsin, et ma tahan olla iseendaga vaikselt täna. Tahan pühenduda selle laivi tegemisele ja siis lihtsalt võtta aega iseenda jaoks. Ja sellepärast ma tundsingi, et ma pean selle... Mis asja ma öelda tahtsin? Mis ma sellega seoses öelda tahtsin? Jah, et see pilt, et kui istud sofal, et nagu see tundubki nagu praegu minu jaoks, võib-olla mitte on ju, et see võib olla natukene erinev igaühe jaoks, aga nagu mulle tundub praegu see väga ihaldusväärne, et lihtsalt olla mõnda aega, mul siuke tunne, ma võtan nüüd puhkuse mingi nädal aega vähemalt, et nagu ei jaksa, ma tahan olla lihtsalt, ma ei taha kogu aeg mõelda ja teha ja igast siuksed asju. Et see on oluline tegelikult, on vaja võtta puhkus, kui on vaja võtta puhkus, eks ole, ma loodan, et sa kõik võtad puhkuse siis, kui sul on vaja võtta puhkus. Näiteks on inimesed, on naised, kes näiteks, kellel on väga regulaarne menstruatsioon ja nad teavad, et näiteks enne menstruatsiooni nad vajavad rohkem aega iseenda jaoks, siis nad teevadki seda, nad juba oma töö selles schedule'is, enne kui nad nagu kalendrisse, nad panevad oma töö sätivad niimoodi, et neil on rohkem vaba aega selle aja ümber, mis on tegelikult väga hea mõte, väga enese eest hoolitsemise eest väga hea mõte. Nii, number 3, pühendu sellele. Millelegi pühendumine tähendab oma energia sellesse panemist. Kui sinu energia on milleski sees, siis on selles ka sinu sõnad, valikud ja teod. Kui sa pole pühendunud sellele, mida sa tahad, siis ei saa seega teoks saada, sest sinu energia pole sellesse tegelikult investeeritud. Siin tuleb jälle seda teha, et nagu küsid endalt, kas see on tegelikult see, mida ma tahan, või on see mingisugune viis, mida ma arvan, et ma saavutan seda, mida ma tegelikult tahan. Et siis me saame aru, mida me tegelikult tahame ja siis see toob esile selle, mida me tegelikult tahame teha. Meil on võimalus pühenduda ja uuesti pühenduda iga kord, kui seisame teelahkmel teel oma soovide suunas. Me peame ikka ja jälle valima selle, mida me tahame ja tegema valikuid, mis on kooskõlas meie soovidega. See loob distsipliini ja sihikindla järjepidevuse. Näiteks, kui me tahame saada heasse füüsilisse vormi, peame sellele pühenduma. Teeme valikuid ja astume samme, mis viivad meid selle eesmärgini. Me ei saa öelda, et oleme pühendunud heasse vormi saamisele, kui seisame silmitsi valikuga, kas süüa krõpse või mitte ja me ikkagi sööme neid. Sellega demonstreerime alateadlikku pühendumist millelegi muule kui tervislikule elule. Number 4. Otsi ja kasuta võimalusi. Sa pead aktiivselt, ma proovin jälle kasutada seda me-vormi, siin on hästi palju seda sina. Me peame otsima aktiivselt võimalusi ja kui tekib võimalus, mis näib olevat kooskõlas või joonduses sellega, mida me tahame, siis esmalt veendu, kas see tõesti on sellega joonduses. Ja kui ei ole, siis lükka see tagasi. Aga kui on, siis tegutse. Paljud inimesed lasevad võimalustel endast mööda minna või ei tegutse, kui on aeg. Et püüelda selle poole, mida me tahame, peame me võimalustele reageerima
ja nende nimel tegutsema. Isegi siis, kui võimalus on vaid väike sammuke soovitu suunas, et nagu öelda, hüppa rongile. 5. Ole valmis tundma hirmu ja ebamugavust. Et meil oleks kasulik kasvatada endas emotsionaalset lihast. Sellist emotsionaalset lihast, mis siis nagu tuleb välja mugavustsoonis. Mugavustsoonis ei saavutata oma unistusi. Soovitu poole liikumine nõuab julgust. Sa võid töötada hirmu ja ebamugavusega otseselt, sest need on sisuliselt vastupanuvormid. Kuid lõppude lõpuks pead olema valmis olema vapper. Sa pead reageerima võimalustele ja võtma riske, et saavutada see, mida tahad. Samuti pead olema valmis loobuma sellest, mis sinu jaoks ei toimi. Ja isegi sellest, mis sulle praegu toimib, selleks, et saada seda, mida sa tõeliselt soovid. Ja mõlemad on väga ebamugavad. Näiteks, nüüd ta toob jälle ühe näite, kui sa tahad saada professionaalseks lauljaks, võid sa vajada loobumist elamisest maapiirkonnas. Võib-olla see elukeskkond tegelikult ei toimi sinu jaoks ja sulle väga ei meeldigi seal elada. Sa oled sinna lihtsalt kuidagi kinni jäänud, aga oletame, et sa väga armastad olla oma pere lähedal. Ja see on asi, mis tõesti sinu jaoks nagu see toimib sinu jaoks ja töötab sinu jaoks. Tegelikkus on siiski see, et professionaalse laulja karjääri nimel võib juhtuda, et pead loobuma oma pere lähedal elamisest. Siis ole valmis sellisteks asjadeks. Number 6. Tegutse inspireeritud impulsside ajel. Kui sa midagi tõeliselt tahad, hakkad sa tundma inspiratsiooni teatud asjade tegemiseks. Need tulevad sügavate ajenditena, ideedena, mis täidavad sind energiana. Vaata, enne ma ütlesingi, et me tuleme selle juurde tagasi. Need liigutavad sind sisemiselt, sütitavad sind, täidavad entusiasmi ja motivatsiooniga. Need sunnivad sind tegutsema, sest sa tahad seda teha. Ja kui see laine sind tabab, siis tegutse kohe ära, lükka seda edasi. Sa võid mõelda sellest nagu vaimsest surfajast, kes püüab laine ja sõidab sellel universumi kaldale. Universumi hoovusel. Nüüd selles analoogias on kallas see, et sinu soov täitub. Inimesed, kes saavutavad oma soovid kõige kiiremini, on need, kes reageerivad inspiratsioonile kõige kiiremini. Isegi siis, kui see inspiratsioon tabab neid kell 3 öösel. Number 7. Kui sul on eesmärk ehk see, mida sa tahad, siis jaga tee selleni väikesteks sammudeks. Seejärel hakka lihtsalt tegutsema samm-sammu haaval, mitte kogu trepi peale korraga mõeldes. See on väga levinud probleem, et inimesed tunnevad end ülekoormatuna, kui nad mõtlevad kogu protsessile korraga. Ja selle tõttu nad ei liigu edasi, vaid ütlevad, issand, seda on liiga palju. On ju nii. Ma ei tea, kas sa oled tähele pannud ise ennast seda tegemas või kedagi lähedast nagu samamoodi reageerimas. Et appi, mina küll ei saa sellega hakkama, see on liiga palju. Aga kui sa teed selle väikesteks sammudeks, võtad ühe sammu kaupu, teed selle esimese sammu selles suunas. Ja siis teed järgmise. Pea meeles, et tegelikult sammud võivad olla teistsugused, kui sa alguses arvasid. Aga sa pead alustama sellest, mis sulle praegu tundub õige. Näiteks, oletame, et ma tahan kolida välismaale. Tehtud, juba tegin ära. Võin esialgu paika panna sammud, võtta ühendust immigratsiooni advokaadiga. Ma ei teinud seda, ma lihtsalt kasutasin veebisaite. Leida sobiv viisatüüp, esitada viisataotlus, mina õnneks ei vajanud viisat selleks, otsustada, mida ma kaasa võtan ja mida mitte, annetada ülejäänud asjad, leida üürnik oma korterile ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga oletame, et selle protsessi käigus selgub, et ma pean hoopis teistsugust viisat taotlema, kui ma alguses arvasin. Mis ma siis teen? Siis ma hoppikene, kas ma lähen nurka nutma või ma kohandan oma plaani. Ja see uus samm saab olema lihtsalt osaks mu esialgsest teekonnast. Iga päev lihtsalt tee järgmine samm ja järgmine ja järgmine. Number 8. Õpi nende inimeste käest, kes juba omavad seda, mida sa tahad ja on seal, kuhu sina soovid jõuda. Selles samas vaimus küsi seda, mida sa tahad ja küsi abi.
sa ei pea oma eesmärgi poole liikuma üksinda. Mitte keegi pole jõudnud sinna, kus ta on, ainult enda jõud. Ja kui ma siia tulin, mul oli vaja palju abi. Mõned inimesed küll mõitsid mind hukka selle eest, aga väga palju oli abi ka, mis mul oli seda vaja. Ja siis ma tahan ka öelda seda, kui ma esimest korda Scotti juurest välja kolisin, siis mul ei olnud veel kohta, kuhu minna. Ja ma rääkisin oma sõbrannaga, ma ütlesin talle, ma otsin kohta, kuhu minna ja ta ütles, mul on sulle ideaalne maja. See on see, kui ma seal oranžis majas elasin. See oli mul 2 kuud ja siis selle aja jooksul ma leidsin selle koha siin. Ja sain siia sisse kolida, et nagu tõesti, kui me teeme suu lahti ja küsime, mida me tahame lihtsalt vestluse käigus, siis võib olla, et see inimene teab midagi, kedagi ja saab sind aidata. Nii et tee oma suu lahti ja küsi. On olemas ütlus, tee, kuidas sa tegelikult edukaks saad, ei ole kunagi see, mida sa ette kujutad. See tähendab, et sa pead olema paindlik selles osas, kuidas sa oma soovitu saavutad. Lisaks, iga inimene saavutab oma eesmärgid eri moel, seega tasub olla alati avatud alternatiividele ja teistele võimalustele. Inimesed, kes juba omavad seda, mida sina soovid, võivad jagada väärtuslikke nõuandeid ja teadmisi, mis võivad olla üliolulised, et sina ei kordaks samu vigu, mida nemad tegid. See on tõsiselt oluline teada. Peale selle, kuigi see võib tunduda ilmne, tuleb sul oma soove mitte ainult universumilt, vaid ka teistelt inimestelt küsida, just see, mis ma rääkisin. Võid imestada, kui kiiresti sa võid saavutada seda, mida tahad, lihtsalt küsides. Mina näiteks sain omale need müüjad turgudel täpselt nii. Ma lihtsalt rääkisin ja mul seda vaja ja siis leidsin. Lisaks leia inimesed, kes on valmis investeerima oma energiat sinu eesmärgi nimel. On ikka mind kuulda veel või? Appi. Sest see aitab ka neil saavutada midagi, mida nad ise tahavad. Järjest tugevamaks läheb sadu. Appi. Olen juba nina vastu ekraani juba. Nii, nagu öeldakse, Roomat ei ehitatud 1 päevaga ega 1 paari kätega. Kõige tugevamad koostööd sünnivad siis, kui mõlema osapoole võit on omavahel seotud. Veendu ka selles, et inimesed, kellega sa aega veedad, ei oleks vastuolus sinu soovidega. Sa tahad olla ümbritsetud inimestega, kes on sinu soovide suhtes positiivselt meelestatud, kes on sellega, et sa tahad seda teha. See on hea mõte, 9, number viimane. Ole järjekindel. Järjekindlus on tõeliselt hädavajalik, kui tahad saavutada seda, mida soovid. Ole inimene, keda ei peleta eemale takistused ega esimene ei. Kasuta metafoori. Ole see, kes siis, kui teda eesuksest sisse ei lasta, läheb tagauksest. Ja kui seegi ei tööta, leiab uue lähenemisviisi ja siis veel uue ja veel uue. Ole valmis saama 1000 eid, enne kui saad 1 jaa. Ära lõpeta püüdmist. Kui sa tead, mida sa tahad, siis mine ja võta see. Ära räägi endale, et sul on homme ja ülehomme veel aega. Kõik, mis sul tegelikult on tänane päev. On ju olemas ainult praegu. Tulevikku pole olemas, minevikku pole olemas, on ainult praegu. Ja parim viis sellest maksimum võtta on suunata oma energia, mõtted, sõnad, valikud ja teod sellele, mis sulle kõige tähtsam on ja väärtuslikum on. Sellele, mida sa tõeliselt tahad. Soovin sulle head nädalat. Ja Jill lõpetab seekord. Vot selline teema oli täna. Nüüd ma tahan, et sa mõtleksid natukene aega. Ma loodan, et sul on oma vesi, kui ei ole, siis mine too oma vesi. Ja mõtle natukene aega sellele, mis see on, mida sa tahad. Mõtle näiteks, me paneme selle lihtsalt tundesse, et sa ei pea seda isegi proovima sõnastada praegu. Just sõnastamine ongi see, kus me hakkame minema nagu välja sellest, mida me tegelikult tahame. Tegelikult on see ju tunne, mida me soovime kogeda. Nii.
ma pean vist minema toppa energiajoondust tegema täna. Nii, mõtle sellele, mida sa soovid. Millist tunnet sa soovid kogeda. Võtan arvutiga kohe tuppa kaasa igaks juhuks, kui see viht siin hullemaks läheb. Jõudne värk. Nii, ehk siis mõtle sellele, mis see on, mida sa tahad kogeda, milline see tunne on. Okei, ma loodan, et mind on paremini kuulda nüüd. Leia mõne mugav asend, kus sa saad mõnusalt rahulikult mõned minutid olla segamatult iseendaga. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Sisse ja välja, iga kord sisse hingates nagu võtame omaks selle tunde, mida me soovime kogeda ja välja hingates lõdvestame oma kehadest rohkem ja rohkem ja anname selle kõik ära emale maale. Kogu vastupanu ja kõik see, mis on meid takistanud seda soovida. Me lihtsalt oleme nii-öelda kohal sellega ja anname emale maale energeetiliselt selle vastupanu ja kõik see, mis ei ole, millega me ei ole olnud joonduses. Ja hingame sisse järjest rohkem teadlikkust iseenda soovidest, mida me soovime kogeda, mida me veel ei ole lubanud endal kogeda. Ja ajame ka oma energeetilised juured emamaa südamesse, armastuse keskusesse. Tunneme, kuidas see armastus läbi meie juurte jõuab tagasi meie südamesse. Ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Kogu meie füüsiline keha on armastusest üle ujutatud. Mis tunne see on? Kogu meie emotsionaalne keha ja mentaalne keha. Lihtsalt lubame endal tunda seda armastust, seda aktsepteerivat, valideerivat armastust, mis emamaa meie jaoks on. Ja lubame endal laskuda järjest rohkem selle tunde sisse, mis see on, mida me soovime kogeda, mida me ei ole veel endal lubanud kogeda. Ja me lubame nüüd endal tunda seda tunnet. Tunneme, kuidas emamaa hoiab meid oma südames, oma süles ja nii-öelda lohutab meid selles protsessis ja julgustab meil olema valmis selle poole püüdlema, mida me tegelikult soovime. Ja me teame, et praegu me lihtsalt kogeme seda tunnet, kuidas see siis on. Praegu me ei pea mõtlema selle peale, milliseid samme me peaksime võtma. Aga kui sa saad inspiratsiooni, siis mõtle, kui äge see plaan. Hingame ja lõdvestame ja oleme selle tunde sees. Lubame endal tunda seda tunnet, see juba ongi nii. Me oleme saanud selle, mida me oleme soovinud, mida me ei ole lubanud endal veel vastu võtta. Aga nüüd me oleme olnud selles lubamises ja see on juba saavutatud, mis tunne see nüüd on.
lõdvestume ja lubame endal järjest rohkem ja rohkem seda tunda. kui sellega kaasnevad mingid visioonid, siis vaata, kui detailseks see visioon muutub sinu jaoks. me oleme hoitud, me oleme armastatud, me oleme väärt seda, me oleme väärt kogema seda, mida me soovime. me ei pea seda ära teenima, me oleme seda väärt, sest me oleme siin selles füüsilises maailmas kogemas seda elu, mida me kogeme. ja see on meie õigus soovida, see on nagu mitte ainult õigus, vaid see on meie loogiline väljendus, see on nagu see, mida meil on vaja teha, meil on vaja püüelda selle poole, mida me soovime kogeda. meie loomulik seisund. lubame endale järjest rohkem ja rohkem sellesse lõdvestuda, sellesse teadlikkusse. ja hakkame seda tunnet, seda energiat endas kasvatama, avardama, suurendama. omas tempos rahulikult iga hingetõmbega. aina kaugemale ja kaugemale ja suuremaks ja suuremaks. ja hakkame ka ise koos selle energiaga avarduma. ja lõdvestume selle avardumise sisse. lõdvestume selle olemise sisse. lubame seda endal kogeda. oleme iseendaga selles hetkes kohal. oleme armastav kohalolu iseendale. avardame seda veel suuremaks ja veel kaugemale. ja iseennast koos selle energiaga igas suunas. lõdvestume järjest sügavamalt ja sügavamalt selle olemise sisse. ma olen väärt kogema seda, mida soovin. ma leian toetuse sealt, kust ma seda võib-olla ei oska otsidagi. kogu maailm soovib mulle panustada. sest maailm soovib, kogu universum soovib, et ma avardun, et ma liigun oma soovide poole. ja mis nüüd veel on võimalik?
aitäh kõikidele jõududele, kes on siin minu jaoks, minu poolt, kes hoiavad mulle ruumi, kes toetavad mind ja aitavad mind. aitäh, 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 aitäh. ma võtan vastutuse teha esimene samm selle poole, mida tõeliselt soovin. ma tean, et see on lihtne. isegi kui see ei ole lihtne, siis mul on kogu universumi toetus. ja mida see veel loob? aitäh, 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 aitäh. olen endaga selles hetkes täielikult kohal. ma olen avardumine. ma olen teadlikkus. mina olen energia. mul on vägi. ma olen väärt oma soove. aitäh, 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 aitäh. võtame veel mõned hetked selles mõnusas olemises, iseendana avardumas ja tundmas. ja nüüd, kui sa oled valmis, siis kujutame ette, kuidas me kogume kogu selle energia, mida me siin tundsime, enda käte vahel kokku. energiasambaks enda pea kohale. ja välja hingates laseme selle endasse joonduda, ankurduda, salvestuda. nii mitu korda, kui vaja on. kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. sa oled joondunud oma soovidega, oma sooviga, selle tundega, mida su soovid sulle toovad. ütleme ka aitäh Emale Maa, et
tõmbame oma juured tagasi suure tänutundega, omas tempos rahulikult. Aitäh, emamaa. Ja kui sa kutsusid siia enda ümber kedagi, siis ütle ka neile aitäh, kas inglid või meistriõpetajad või kelle iganes energia sulle panustab. Ja lase neil nüüd minna. Aitäh. Mõnus. Ja mida see nüüd loob? Aitäh, Monika. Ma enne ei näinud, ilus kaelakee, see on tõesti, see on üks võimsatest abilistest, kes mul on. See on muidugi minu kõige uuem, aga see läheb punasega kokku, nii et mõtlesin, ma täna kannan punast ja siis pidin selle ka panema. Nii, aitäh kõigile, aitäh, et sa tulid, aitäh, et sa oled, aitäh, et sa teed, aitäh, et sa lubad. Mida rohkem oleme lubamises iseendaga, seda maagilisemaks meie elu muutub.